Hei, mina olen Martin ja ma räägin täna oma tunnistuse sellest, kuidas ma pidin õppima Jumalat usaldama. Kas te teate neid kutte ja tüdrukuid, kes terve kooliaja teavad, kelleks nad kunagi saada tahavad? Mõned teavad, nad tahavad saada jalgpalluriks, mõned teavad terve elu, et nad tahavad saada juuksuriks. Ja nad elavad oma koolielu üle, teades, kuhu nad lähevad, mida nad teevad. Mina ei olnud see vend. Mina olin see vend, kes ei teadnud absoluutselt, mida ta teha tahab. Ja seda kuni gümnaasiumi lõpuni. Ja kuna ma ka siis ei teadnud, kuhu ma minema pean, mida ma õppima peaks, kuhu ma võiks tööle minna, minu jaoks oli see täielik segadus, ma ei saanud mitte midagi aru enda sees ja ma otsustasin, et ma lähen kaitseväkke. Sest siis mul on lihtsalt aasta aega veel mõelda, mida ma teha tahaks. Ja mõtlesin, et no küll selle aja jooksul Jumal aitab mul esile tuua minu sees selle, mis on õige asi. Ja kuud lähevad mööda ja kaitseväe lõpuks ei tea ma endiselt, mida ma teha tahan ja kuhu Jumal mind kutsub. Ja kuna kaitsevägi lõppes suvel, siis oli mul vaid paar kuud koolide alguseni, et ära otsustada, mida ma siis tegema pean ja kuhu ma siis minema pean. Ja mul ei olnud endiselt mingisugust teadmist, kuhu ma minema peaks. Mul ei olnud sees mingisugust tõmmet, mida ma tegema peaks, kuhu ma minema peaks. Miski nagu ei huvitanud mind. Ainus, mis mind huvitas, oli päriselt teenida Jumalat ja olla osa kogudusest, panustada koguduses kuidagi täiega. Ja ma ei teadnud nagu mitte midagi muud, kuhu ma võiks minna või mida teha. Ja ma sain järsku aru, et ma olen sellele nii palju mõelnud ja ise üritanud välja nuputada, mida ma peaks tegema, kuhu ma peaks minema. Ja ma ei olnud seda tegelikult täielikult Jumalale andnud üle. Ma olin küll palvetanud, jah, Jumal juhi, too esile, kuhu ma peaksin minema, kuhu sa tahad mind kutsuda. Aga mul ei olnud mingit selgust ja ma sain aru, et tegelikult ma olin ennast terve aeg pingestanud sellega, et kooli algus on tulemas ja kui ma selleks ajaks ära ei otsusta, siis järelikult ma ei saagi Jumala kutses olla või ma panen nagu mööda kuskilt. Ja kui ma sellest aru sain, siis ma sain ka aru sellest, et Jumal päriselt tahab, et ma teda usaldaksin. Ja ma mäletan, ma ütlesingi lihtsalt, et okei, Jumal, et lihtsalt sina näita. Et ma ei pane endale mingisugust ajalist piiri, mida mina arvan, et võiks olla loogiline või mis võiks olla midagi, mis määraks minu otsuseid. Vaid ma ütlesin lihtsalt, Jumal, juhi ja too esile see, mis on õige. Ja pärast seda üsna kiiresti tõi Jumal mu südamele kõrgema usuteadusliku seminari, kus ma nüüd sügisel õpin juba 3. aastat. Ja ma tundsin tõesti rahu. Ma tundsin, et Jumal näitas ja juhtis seda protsessi ja alles pärast seda, kui ma ise otsustasin, et ma ei hoia kinni sellest või ma kuidagi ei ürita seda suunata, ma ei survesta ennast mingi minu välja mõeldud ajaliste piirangutega, vaid Jumal lihtsalt näitas seda, kuhu sa tahad mind viia ja kutsuda ja tee seda õigel hetkel. Ja Jumal lihtsalt eriliselt tõi mu sees väga konkreetse selguse, et jah, ma pean minema kussi. Ja kui te küsite, et mis sellest saanud on, kas see oli õige valik, siis praeguseks on minust saanud 3D koguduse pastor ja viimased 2 aastat, mis ma nüüd olen teoloogiat õppinud, ma olen tohutult näinud, kuidas see on minu mitte lihtsalt isiklikule vaimulikule kasvule kasuks tulnud, aga kuidas ma olen saanud ka koguduse keskel jagada seda, mida ma olen seal õppinud ja kuidas kuidagi Jumal on avanud piiblit ja oma sõna minu jaoks erilisemalt. Need kontaktid, kelle ma olen saanud kussist, on olnud kuidagi väga, väga erilised ja head ja on aidanud kuidagi kristlikul maastikul avada mu silmaringi. Ja see on kuidagi kõik olnud nagu nii Jumala poolt juhitud ja nüüd ma näen, et see mitte lihtsalt ei olnud midagi, milles ma pidin Jumalat usaldama, et okei, ma lähen õppima sinna, vaid see oli midagi, mida Jumal oli ette valmistamas ja nüüd vaadates tagasi kogu sellele protsessile, ma saan aru, miks see kõik oli vajalik ja kuidas see kõik on loogiline. Nii et ma lihtsalt julgustan sind, ära sea endale piire, vaid ava lihtsalt ennast ja ütle, Jumal, kuhu sina mind kutsud.
ja vaata, mida ta esile toob ja ole kuulekas, tee seda, mida Jumal sulle ütleb ja ma garanteerin, et sa võid näha õnnistusi oma elus.